Head kuulajad ja vaatajad, alustame podcasti Vladimir Arhipoviga, Riigikogu liikmega. Minu nimi on Janek Mägi. Tere, Vladimir! Tere! Kõigepealt palju õnne! Sul tuli välja raamat, aga mitte ainult. Sul on kohe ka lähenemas oluline sünnipäev, sa saad 70. Räägi, miks sa selle raamatu tegid just nüüd? No need olid ju seotud sündmused 70 ja tegelikult ma olen selline ajalool huviline, see on minu hobi, võib öelda. Ja ma olen ema käest kogu see küsinud oma suguseltsi siis ajalugu ja ise ka tuhninud seal interneti avarustel ja leidsin, et mu esivanemad alguse võtab 1646, Hiiumaa Pulliste Hans on selline inimene olnud ja siis sealt me tulimegi. Ja ma ütlesin ikka emale, et kirjuta midagi oma suguseltsist, oma vanaemadest, nii palju kui sa mäletad. Ta teab, kui lubas ja kahjuks ta ei jõudnud midagi kirjutada, siis ma ütlesin, mina parandan selle vea ära, et nii palju kui minu teadmisi on, siis oma suguseltsist ja üldse oma elust, et minu järglased teaks, kuidas need asjad ja sündmused kulgesid. See on üks selline põhjus ja teine põhjus. Ma käin päris tihti noortega kohtumistel, gümnaasiumites, koolides. Ja mul küsitakse, et kuidas te saavutasite, no minu arvates ma ei saavutanud tegite midagi, aga täitsa tavaline inimene, aga kellegi jaoks on mingisugune saavutus, eks ole. Ja siis ma tahtsin näidata, et tegelikult igal täitsa tavalisel inimesel on võimalik saavutada ükskõik mis kõrgust, kui sa ikkagi teed tööd ja midagi tahad selle suunas teha. Sellepärast see raamat tuligi ja nüüd 70 ka juba ja aeg oleks juba meenutada midagi. See, et sa oled hiidlane, see on, ma arvan, et võib-olla paljude jaoks vähetuntud fakt, aga eriti põnev, sul oli võimas esitlus Maardus, kus saal oli Maardu Vabaajakeskuses rahvast paksult täis, ma ütleks nii, ja seal sa rääkisid ära loo, kuidas sa said selle vana talu tagasi. Et kuidas seoses, miks sa seda tegid? Vaata, iga inimesel on maamuna peal selline koht, kus ta on seotud taevaga. Kosmos, taevas, ma ei tea, jumalaga, kuidas keegi sellest räägib, vahet ei ole. Aga on selline koht ja minul see koht on just Hiiumaal esivanete talus ja minu vanaisa haua peal. Ma olen sinna haua juurde ja ma võin seal kõrval istuda ja tunnetan, et see tund või 2, mis ma seal mõtliksen elu peale, ta asendab võib-olla nädal aega Hispaania puhkus как miinimum. Ja kuna mu lapsepõlv, ega ma ei elanud seal, aga me oleme iga suvi olime vanaema juures ja seda on mul nii südame lähedane, et see on minu kodu. Minu juured on seal. Ja siis, kui õnnestus mul kunagi lühidalt öeldes, et kui vanaemas oli ära, see oli aasta 1970, et siis ema arvas tädiga, et müüvad selle talu maha, sest nad ei jõudnud seda lihtsalt ülal pidada, kaugelt Tallinnas käia. Ja siis sai selle kolhoos kätte ja minu elu unistus oli kunagi sinna tagasi tulla. Ja siis, kui juhtus niimoodi, et see maja läks müüki, juhuslikult ma sain sellest teada ja jõudsin ta ära osta ja koos oma õdede vendadega, keda meid oli kunagi 7, siis me olime õnnelikud, me sinna sattusime tagasi, sest isegi selles saunas, mis seal praegu on, seal sündis mu õde 1942. aastal ja me tulime oma juurde tagasi. See on võimas, aga nüüd ometi sa kandideerid kohalike omavalitsuste valimistel taas Maardus, sa oled olnud pikaaegne Maardu linnapea. Keskerakonnal olid vahepeal keerulised ajad, aga praegu on Keskerakond tõesti, ma ei tea, tuhas tõusnud, et reiting on kasvanud sisuliselt 2 korda. Kui sa oled Riigikogu liige, miks sa kandideerid praegustel valimistel, mida sa loodad saada, mida sa loodad teha? Ma olen Riigikogu liige küll, aga ma olen ka Maardu volikogu liige ja Keskfraktsiooni juht ja kuna ma seal olin kokkuvõttes 32 aastat, siis volikogu esimees, abilinnapea, linnapea, ma olen nii palju seotud, ma elan Maardus. See on minu, 3. elukoht, Hiiumaa, Kalamaja ja Maardu. Ja Maardus ma olen üle poole elu elanud ja ega ma tahaks ikkagi see linn arendaks edasi ja ma ei leia alternatiivi Keskerakonnale seal.
võimekad poliitikud, võimekad tegelased, kes hoiavad selle linna kenasti balanssis, sest meil on erinevad rahvused seal ja meil on selline väga sõbralik õhkkond ja tahaks selle linna arenguga edasi minna. Ja kuna ma olin ise seal linnapea, siis meil on lihtsalt selline väga suur huvi seda linna edasi arendada. Eestis on kohalike omavalitsuste rahastamine olnud niisuguse keerulise skeemiga seotud, et sa pead olema sisse kirjutatud kuskile ja siis sinu tulumaksust siis laekub see 11,59% vist on see, et kohalikule omavalitsusele. Kas sa näed, et see tänane mudel on tegelikult toimiv? Et üks küsimus on see, et inimestel on mitu elukohta, aga kui sa võtad Tallinna lähedal olevad vallad, paljud, siis seal on küsimus ka selles, et inimesed tahaksid Tallinna ühistransporti tasuta, kirjutavad ennast Tallinnasse sisse, aga võib-olla elavad Maardus. Kas on sellised? On küll. Siis kui Tallinn juurutas selle seaduse sisse, et transport on tasuta, siis Maardu linn kaotas 700 maksumaksjad. Pluss nende lapsed siis ja võib-olla vanurid, et kokku ligi 1000 inimest ja see oli meile päris selline suur löök. Et ma arvan, et neid, ütleme, et iga vald iseenesest ei suuda, ta ei ole nii rikas, et teha sama sammu kui Tallinn. Sellepärast me olime loomulikult pahased Tallinna peale tol ajal, aga me Tallinnas jälle ütlevad, aga kes teil seda segab teha. Aga segabki, et ei ole meil ühtlane maksumaksja. Mõnes linnas on rikkam, mõnes vaesem ja kahjuks me ei kuulu selle, kui me oleme küll kuldses ringis, aga meil seda lubada inimestele ei saa, et me saame nüüd täitsa tasuta ühistransporti. See mudel, mis praegu riigis on, et need, kes töötavad, need maksavad ja lapsed ja vanurid sõidavad tasuta. Hetkel see on balanssis ja mina seda küll ei rikuks. Kui me mõtleme nüüd siit edasi, et kohalikud omavalitsuste valimised saavad läbi, Keskerakond saab Maardus väga hea tulemuse. Kuidas sa seda uut linnavalitsust tänase seisuga näed? Vaata, linnavalitsus vajab muudatusi siis, kui midagi väga viltu läheb. Maardus ma ei näe, et midagi viltu läheks. Loomulikult on oma raskused ja mööda laskmised, nii kui iga omavalitsus, nii ka igal ühe inimesel. Ega siin ei hakka nüüd hurraaga rääkima, et meil läheb kõik 5+, aga kuskil sellise tugeva 4+ peale ma hindan küll linnavalitsuse tööd, vaatamata sellele, et meil linnapea töötab alles 1 aasta. Ja ma näen seda perspektiivi ja tugevust, nii et jätkame samas vaimus ja ehk ka samas koosseisus. Tuleme korra Riigikogu juurde. Sa oled nüüd aasta olnud Riigikogu liige, umbes +-. Ütled, mis need põhilised emotsioonid on, mida sa oled saanud seal Riigikogus töötades? Et kas seal on midagi nagu natuke teistmoodi ka, kui sa ette arvasid, kas Riigikogu töö on sulle, ütleme niimoodi, murrab konti või tundud, et saad hakkama? Töö murrab konti inimesele, kui ta ei ole selles töös huvitatud ja teeb seda ainult raha eest. Aga see amet Riigikogus, Riigikogu liige, parlamentaar, tema on ikkagi see, kes esindab rahvas ja peab töötama rahva huvides. Kui ta seda ei tee, siis ta ei ole mingisugune Riigikogu liige. Ainult raha eest seda tööd ei tohi teha. Ja see motivatsioon ongi, et sa nagu teed seda tööd nagu mitte ainult oma linna jaoks, vaid ikkagi terve, kas Eesti rahva jaoks, siis tervikuna või vähemalt selle piirkonna jaoks, kus sa valitud oled, Harjumaa, Raplamaa. Püüan seda teha ja töö on huvitav, aga mitte selline, nii kui ma seda endale kujutasin. Vaatasin seda televiisoris, seal tühi saal, et kus nad seal kõik ronivad, aga tegelikult see arusaam ju tuleb natuke hiljem, et töö käib ikkagi mitte saalis. Saalis käib hääletamine ja debatid, mis on ka oluline osa sellest tööst, aga põhiosa on ikkagi komisjonides ja nõupidamistel, kohtumistel valijatega, erinevatega huvigruppidega. Iga kolmapäeval on kellegiga kohtumine, on see nüüd ettevõtjad või on sotsiaaltöötajad või mis iganes. Et töö on pingeline ja ta kindlasti ei ole kergem kui ükskõik millises omavalitsuses. Järgmisel aastal on uued valimised, presidendivalimised, Riigikogu hakkab presidenti valima. Kas sa sellesse debatti oled ka juba natukene süvenenud? No näiteks Keskerakonnal on üks hästi oluline seisukoht, et presidenti peaks valima rahvas. Kas sa oled mõelnud nendele asjadele?
No selle peale jääb ka aega mõelda ja mina jagan seda seisukohta, et presidenti peab valima rahvas, mitte 101 saadik või siis suurem kogu, seal tulevad veel omavalitsuse esindajad juurde, aga ikkagi mina loen, et president peab olema rahva poolt valitud. Ma loodan, et siis, kui sa järgmisesse Riigikogu koosseisu pääsed, siis selle seaduseelnõu algatad, aga vaatame sealt veel korraks natukene edasi, et aastal 2027 on Riigikogu valimised ja on täiesti selge, et need valimised saavad, kampaaniad saavad hoo sisse kohe pärast kohalike omavalitsuste valimisi, mis on 19. oktoobril. Et mis sinu arvates need peamised teemad võiksid olla Riigikogu jaoks, valimiste jaoks aastal 2027? Tahaks väga vältida ühiskonna lõhestamist, mida tehakse praegu. Kirikuseaduste vastuvõtmisega õnneks ei ole president seda veel kinnitanud ja teiste seaduske, mis just lõhestab neid kogukonda. Riik on nii tugev, kui ühtne ja tugev on ta kogukond. Aga kui me eristame rahvuspõhiselt inimesi, et nüüd sa oled Vene kirikus ja sa ei saa olla seal, kus sa tahad palvetada, sealt inimesed karvad turja ja sellest midagi head ei tule. Et see integratsioon, mis meil riigis on olnud üle 20 aasta, sellele võib nüüd selline väga rasvane rist peale panna, seda enam ei ole. Et nüüd on üks kogukond ja on teine kogukond. Ja selle kogukondade siduvus, see on minu ülesanne. Ma tahaks seda taastada, et usaldus teineteise vastu ja Eesti riigi vastu oleks ikkagi selline, nii kui ta normaalselt demokraatlikus riigis peab olema. Hetkel me lõhkusime selle oma kättega, Riigikogu võttis ja lõhkus selle ära. Et ma pean seda põhiliseks. Loomulikult maksud, selle maksufestivali ja ebakindluse ja selle tõmblimise, mis teeb praegu riik. Me täna kehtestame maksud, aga võib-olla polegi neid vaja. Me leidsime 800. Ega see automaksu ei pea silmas? Automaksu ka, automaksu kindlasti, et nüüd me tühistame selle ära, see 24% liiga palju, võtame alla. Et sellised Ameerika mäed, et sa liigud ühest suunast teise, oled sa nüüd parempoolne või vasakpoolne, enam keegi aru ei saa, kus see valitsus on. Ja see ongi see närvilisus ja tõmblemine, mis näitab, et ega valitsusel kindlus ka mingisugust ei ole. Ma tahaks, et riigis oleks samasugune kindlustunne inimestel, nagu oli Tallinnas, kui seal otsas oli Keskerakond. Et kindlasti teeme kõik, et Keskerakond tuleks oma nende parteidega, kes selliseid maailmavaateid jagab ja maksupoliitikat jagab, et oleks võimule ja teeks ja taastaks riigis stabiilsuse, et ettevõtja teaks, mis teda ootab 1, 2 või 3, 4 aasta pärast, aga mitte ta ei tea, kas ta peab nüüd investeerima või ei pea, millise maksu ta peab maksma, ta ei oska seda prognoosida. Inimesed seda enam lähevad ja otsivad neid kollaseid ja punaseid lipikut hinnakirja peal, et endaga toime tulla. No see on täielik korralagedus praegu riigis ja ma tahan, et ta oleks riigis korras ja stabiilus. Ma loodan, Vladimir, et sa teed riigi korda, et sa hoiad Maardut hästi ohjes. Ma soovin sul palju õnne läheneva sünnipäeva puhul ja loomulikult edu kohalike omavalitsuste valimist. Aitäh, Janek. Aitäh.